Oleme kindlad, et saame iraanlastelt vastuse tänaseks kella 8 õhtul, olgu see siis positiivne või negatiivne. Loodan, et nad annavad õige vastuse, sest me tahame maailma, kus nafta ja gaas liiguvad vabalt ning inimesed saavad endale lubada oma kodude kütmist ja jahutamist ning tööle liikumist. See ei juhtu, kui iraanlased on seotud majandusterrorismi aktidega. Seega peavad nad teadma, et meil on olemas vahendid, mida me seni pole otsustanud kasutada. Ameerika Ühendriikide president võib otsustada neid kasutada ja ta otsustab neid kasutada, kui iraanlased oma käitumist ei muuda. Aitäh, härra asepresident. Aeg hakkab otsa saama tänase õhtu tähtajani, et vältida Iraani infrastruktuuri pommitamist tagasi kiviaega, nagu president ütles. Kas teil on mingid uusi andmeid, mis viitaksid sellele, et selleks ajaks võib kokkuleppele jõuda? Ja teiseks, teie administratsioon on teinud selle sõja kohta mõningaid avaldusi, et Jumal toetab Ameerika Ühendriike selles sõjas ja et rünnakud Iraani vastu on osa Jumala tahtest. Kas te nõustute sellega? Ja mida te arvate ideest, et Jumal on nende rünnakute puhul Zeva poolel? Te küsisid, kas on uusi andmeid ja mul ei ole. Kui just Steve mulle sõnumit ei saada. Mul on sõnum Steve Witkoffilt. Kas sa ei tahaks teada selle sõnumi teemat? Aga ei, ma pean enne lugema, kui sellest räägin. Aga siin see on. Mis kell praegu Ameerika Ühendriikides on? Peaaegu 5 minutit, õige, see on loogiline. Hästi. Olgu, nii et Natali selle kokkuleppe küsimuse kohta ma tõesti arvan, et on 2 võimalust. President on olnud selles osas väga selge. On 2 võimalust, kuidas see lõpeb. Esiteks on Seren ja Zeva juba saavutanud suure osa oma sõjalistest eesmärkidest. Mõned asjad on veel jäänud, näiteks takistada Iraanil relvade valmistamist. Me oleksime tahtnud sõjaliselt rohkem edasi liikuda, kuid Ameerika Ühendriikide eesmärgid on saavutatud. Nagu president ütles, see sõda lõpeb peagi ja lõpptulemus sõltub lõppkokkuvõttes iraanlastest. Ma arvan, et tegelikult on 2 teed ja ma lihtsustan seda. Ma usun, et esimesel juhul otsustavad iraanlased, et Iraanist saab normaalne riik. Nad ei rahasta enam terrorismi, hakkavad kuuluma maailma kaubandus- ja vahetussüsteemi ning see toob neile paremaid tulemusi. See tähendab paremaid asju maailma rahu ja julgeoleku jaoks. See tähendab palju häid asju paljudele inimestele üle kogu maailma. See on varik A, eks? Varik B on, kui iraanlased ei pea läbirääkimisi ja jätkavad terrorismiga, ründavad oma naabreid, mitte ainult Iisraeli, vaid loomulikult ka araablasi, siis jääb Iraani majanduslik olukord väga halvaks ja tõenäoliselt läheb veelgi hullemaks. Ja mida president palus oma meeskonnalt, eriti Steve Witkoffilt ja Jared Kushnerilt, oli: uurige välja, millised on võimaliku kokkuleppe piirid, mida nad on valmis tegema, sest sõjaliselt, ausalt öeldes, see ei tee meie jaoks vahet, nii või teisiti. See on põhimõtteliselt küsimus sellest, kuidas see pärast välja näeb. Ja just sellele ongi läbirääkimised keskendunud. Ja president tegi ka väga selgeks, et samal ajal, kui iraanlased püüavad Hormuzi väina kaudu võimalikult suurt majanduslikku kahju tekitada, on Ameerika Ühendriikidel võimekus kehtestada Iraanile palju suuremaid majanduslikke kulusid, kui Iraan suudab meile või meie liitlastele maailmas tekitada. Loodan, et nad on arukad. President seadis Ameerika Ühendriikides 12-tunnise tähtaja. Saame teada, aga seni toimub veel läbirääkimisi ning ma loodan, et jõuame hea lahenduseni. Teie teise küsimuse kohta, kui Jumal on meie poolel, siis kelle poolel Jumal teie arvates on? Minu seisukoht sõjaliste konfliktide suhtes on alati olnud palvetada, et oleksime Jumala poolel. Ja ma usun, et me teeme seda õigete põhjuste nimel. Me teeme seda selleks, et takistada režiimil, mis on juba toime pannud terroriakte, omandamast maailma kõige ohtlikumat relva, sest see tooks kaasa paljude süütute inimeste surma. Ma loodan, et Jumal nõustub, et Iraanil ei tohiks olla tuumarelvi, aga ma jätkan palvetamist ja kui ta mulle vastuse annab, oled sina esimene, kes sellest teada saab, Natali. Järgmine küsimus. Ma vaatan korra. Ma arvan, et meil on Reuters ja AP. Lähme siis edasi Reutersiga. Hästi. See tundub mulle tõesti suurepärane. Kindlasti. Kontrollisin oma kuularit, et näha, kas keegi minu meeskonnast ütleb, keda kutsuda. Aga keegi ei vastanud mulle. See on lihtsalt ungari keel, nii et jätka. Aitäh, asepresident. Siin on Hunain Raham Reutersist. Mul on mõned küsimused.
ma arvan, et te peaksite selle teksti läbi lugema, sest meil on infot, et Ameerika Ühendriigid ründavad mõningaid sihtmärke Kargisaarel. Te ütlesite, et selle sõja eesmärgid on saavutatud. Kas te siis võiksite selgitada, miks president ähvardab endiselt rünnata kõiki sildu ja kõiki elektrijaamu Iraanis? Te ütlesite, et see lõpeb varsti, kuid eilsel pressikonverentsil ei olnud ta tähtaegade kohta konkreetne, kui temalt selle kohta küsiti. Ta oli rääkinud 4–6 nädalast ja me oleme juba 6. nädalas. Kas on olemas ajakava? Vabandust, need on spontaansed küsimused. Palju küsimusi. Olgu, ma lõpetan. Tähendab, küsimus Ungari kohta on järgmine. Kui peaminister Orban kaotab, kas Ameerika Ühendriigid on valmis töötama uue juhiga? Kas teil saab olema meeldejääv suhe uue juhiga? Suur aitäh! Loomulikult teeme koostööd ükskõik kellega, kes Ungari valimised võidab, sest me armastame Ungari rahvast ja see on oluline suhe. Aga Viktor Orban võidab järgmised valimised Ungaris. Olen selles üsna kindel. Ja selle positiivse suhte kohta, kas see on õige, see ongi plaan. Hästi, kõik on korras. Nii et te küsisite Kargisaare kohta. Nii palju, kui ma aru sain, pärast seda, kui ma rääkisin Pete ja kindral Kane'iga sellest, pidime ründama mõningaid sõjalisi sihtmärke Kargisaarel. Ma usun, et see on nii. Me järgime presidendi tähtaega, kes ütles selgelt, me ei ründa energia- ega taristu sihtmärke enne, kui iraanlased esitavad ettepaneku, mida me saame kas toetada või mitte. Aga ta andis neile aega teisipäevani kella 8. Seega ma ei usu, et uudised Kargisaare kohta tähendavad strateegia muutust või mingit muudatust Ameerika Ühendriikide presidendi poolt. Ta jätkab ütlemist, et tähtaeg on kell 8. Ja milleks see tähtaeg on? Põhimõtteliselt püüab Iraan pärast sõjalist kaotust põhjustada maailmale võimalikult palju kahju, eelkõige majanduslikku kahju. Zepinu Hasseseilo president on mees, kes mõistab läbirääkimisjõu tähendust. Kui iraanlased tahavad kannatusi põhjustada, siis Ameerika Ühendriikidel on võime põhjustada palju rohkem. Valu. President ei taha seda teha ja mina ka ei taha. Seetõttu peame kõnelusi kindlalt. Kuid lõplik otsus on iraanlaste teha. Ma arvan, et president on sellest juba rääkinud. Ma ütlen, et iraanlased polnud enne sõda kõige kiiremad läbirääkijad ja kindlasti ei ole nad seda ka praegu. Me tunnistame, et mõnikord tekib inimeste vahel sõnumite saatmisel viivitusi, kuid me oleme kindlad, et saame vastuse, olgu see siis positiivne või negatiivne. Me saame neilt vastuse tänaseks õhtuks kella 8. Ma loodan, et nad annavad õige vastuse, sest me tahame maailma, kus nafta ja gaas liiguvad vabalt, kus inimesed maksavad oma kodude kütmise ja jahutamise eest ning samuti selle eest, et tööle minna. See ei juhtu, kui iraanlased tegelevad majandusterrorismiga. Seega peavad nad teadma, et meil on vahendid, mida me pole veel otsustanud kasutada. Ameerika Ühendriikide president võib otsustada neid kasutada ja ta otsustabki neid kasutada, kui iraanlased oma käitumist ei muuda. Ma arvan, et see ongi kõik. Härra asepresident, minister Annika, üks küsimus. Suur tänu, peaminister, asepresident. Lõpetame siin pressikonverentsi. Suur tänu, et olite meiega ja nägemiseni. Kindlasti, aitäh.